Tere tulemast järgmisesse õppevideosse, mis puudutab 3D programmi Blender. Eelmises õppevideos me lõime aluse, seadistasime selle kaamera paika ja samamoodi panime selle pildi ette, et meil ta oleks alati silme ees, et me näeksime, kuidas tuleks modelleerida või kuidas see pilt lõpptulemus peaks välja nägema. Nüüd me selles tunnis üritame modelleerida selle aluse pisikese ja siis selle mobiili iseennast. Nii, selleks me liigume sisse, scrollin praegu, et ta tekiks selle suure aluse peale. Me vajutame Shift ja paneme Y-klikk, seejärel Shift A, ta loob meile selle menüü välja, kus on võimalik need kõik primitiivid välja kutsuda või siis Add ja Mesh, kumba. Nii, siis kuup, teeme selle natukene väiksemaks, S ja Z me juba teame. Nii, siis üldplaanis teeme ka kõik, et kõik küljed oleksid natukene väiksemad, võt nii. Vaatame, kas sobib, enam-vähem. Nüüd lähme kaamerasse. Lüütame selle läbipaistvuse sisse ja vaatame ka seda, et kas ta on õige koha peal. Võib-olla tuleb rotate ida, siis võtame siit sellest gizmost niimoodi kinni. Kui probleem on see, et ei saa ilusti paika, siis näiteks kontrolliga võite snappida või siis shiftiga läheb siis peenemalt, nagu ma eelmises tunnis rääkisin. Nii. Nüüd ma pean selle liigutama paika. Kui meil on väga raske liikuda nende gizmodega, siis me globalist läheme locali peale ja siis muutuvad need samad teljed ja siis me saame liikutada. Veel üks asi, et ma teeksin ühe lisaakna ja selles aknas ma juba saaksin orienteeruda. Nii, vaatame, roheline on sinna, siis vaatame, kas ma liigun õiges suunas ja lisan selle allapoole. Siin ma näen, et ta puudutab seda põhja, siis võib-olla siin me peaksime mõningad asjad, tahud või küljed tegema selle väikseks, vaatame, kas võib-olla peab ette tooma selle Ctrl-Z. Nii, ettepoole ja siis siia poole, jah. Nii, enne kui me viime selle täitsa õigesti paika, siis ma lülitan selle välja ja vaatan natukene peab, et puutuks põhjaga ära. Oot, nii. Ja ma teen nii, et kõik need siin küljed oleksid bevel'iga ja siis ka siin ülemine ja alumine ka. Nii lähen edit mode'i ja valin number 2 ja selekteerin nad ära. Liigun niimoodi ümber ringi. Ctrl B ja vaatan, tundub vist natukene väiksem, nii, korras. Ja samamoodi nüüd siit pealt, kui seda alumist ei ole näha, siis ma läbipaistvuse jälle lülitan sisse, eks ole. Nii, teeme selle natukene, nii. Ja selle shiftiga selekteerin ära. Nii, ja uuesti Ctrl B. Nii, nüüd ma lülitan tagasi välja ja nüüd tahaks natukene rääkida sellest probleemist, mis võib tekkida. Tegin selle ka akna lahti, kus on näha need kõik parameetrid ja siin on näha, et seesama scale ei ole ilusti üks või vähemalt kõik need numbrid oleksid ühesugused ja kui me hakkame bevelit tegema, siis meil võib tekkida mõnes kohas probleem, et see bevel ei joonistu välja nii, nagu me oleks tahtnud teha. Siis ma vajutan, see scale peab alati olema üks või siis vähemalt kõik need parameetrid peaksid olema ühesugused. Vajutan Ctrl-Z, kuni tuleb tagasi see nii. Et object mode'is selekteerin selle objekti ja Ctrl A
siis tekib meil niisugune menüü, et apply ja ma vajutan scale'i peale ja kogu see scale läks 1 tagasi. Ja nüüd, kui me hakkame selekteerima edit mode'is, lülitan selle läbipaistvuse sisse. Nii, ja nüüd Ctrl B ja hakkan tõmbama. Siis ta töötab see bevel natukene juba teistmoodi, et juba natukene puhtamalt ja ilusamalt. Nii, lülitan selle välja. Ja nüüd meil on niisugune, kuigi tegelikult siin pildi peal see bevel on tunduvalt väiksem, siis ma natukene parandan seda nüüd. Nii, Ctrl B ja tõmban ja ma arvan, sellest piisab kõik tagasi. Nii, nüüd meil on see paigas ja vaatan siin, ka tundub olevat kõik paigas. 100% täpselt ei pea, aga vähemalt ta peaks olema enam-vähem see, mis siin on. Et sellega me õppime siis nii-öelda sisuliselt joonistuma maha pildi pealt. Järgmisel loome siis nii-öelda mobiili ja sellega me oleme siis object mode'is, shift A, mesh ja kuub. Nüüd S ja Y teeme niimoodi väiksemaks selle. Ja siis S ja X. Nii, ja S ja Z. Tõstan selle ülesse. Nii, võib-olla tasuks selle natukene liigutada ettepoole. Ja selle ma vaatan, liigutan veidikene tahapoole. Lasen alla. Nii puudutas seda pinda. Ja vaatan, et võib-olla on vaja seda kitsamaks muuta. Siis me võime edit mode'is ja läbipaistvuse lülitame sisse, selekteerida kõik need kas punktid või siis küljed ja liigutame selle siia poole, siis teeme selle kitsamaks. Nii. Nüüd ta on meil enam-vähem. Lähen tagasi object mode'i. Liigutan ta siia. Ja võib-olla natukene rotating ka. Nii. Vist on see, mis meil peaks olema. Kui me tahame täpselt seda paika panna, siis võib-olla selle ülemise osa tuleks ikkagi alla lasta. Ja selle osa sisse poole. Nii, nüüd on meil enam-vähem nii nagu pildi peal. Nii, object moodi tagasi. Vaatan kas kõik sobib, lülitan läbipaistvuse ja nüüd, kui ma tahan nagu need bevelid muuta, siis ma lähen tagasi edit moodi, valin number 2, selekteerin selle siit. Kui ma parasjagu ei näe, kas ma selekteerin seda alumist või mitte, siis ma pean alati lülitama läbipaistvuse sisse. Ja nii, lähen siia. Ja lähen siis nii-öelda siia. Ja nüüd on ilusti. Pärast me nii-öelda tõstame ta natukene üles poole. Ctrl B ja lisame siia võib-olla segmentid kõik minust täitsa okei, piisab. Nii, lähen object moodi ja tõstan selle ülesse. Ma võin kasutada erinevad vaated 1, 3 ja näiteks 7, et vaatame, kumb siis sobib, näiteks see siukene ja lülitan selle läbipaistu sisse, siis võib-olla nii on mul parem. Nii, korras. Ja kui me vaatame seda nii-öelda vasakut akent, siis siin tundub, et on natukene pikem see alumine osa, siis just see alus, see väiksem alus, siis mida ma teen? Ma selekteerin selle, nii-öelda lähen edit mode'i, läbipaistvus sisse ja selekteerin nii-öelda punktid ja liigutan seda natukene kaugemale
nii, tundub, et vist on enam-vähem paika pandud. Kontrollin üle igaks juhuks. Ja selle ma liigutan siis veidikene tahapoole, et see jääks niimoodi ette. Nii, vaatame. Vaatan ka see, et see külg on tegelikult mul natukene veidikene mööda pandud. Ja liigutan selle natukene laiemaks. Vot nii, nüüd on enam-vähem paika pandud. Nii, mobiil on korras. Võib-olla mobiil peaks tsipakene peenem olema, siis lähen edit moodi, vajutan number 3, selekteerin, lähen sellest läbipaistvusest ka nii-öelda välja ja nüüd tõstan ta siia. Nii, sisuliselt meil on olemas see väiksem alus ja mobiil ise. Tahaks rääkida mõningatest nüanssidest. Paneme ka enne, kui ma jätkan edasi, siis panen sellele ka nime. Nii, 2 korda klikime siia peale. Alus väiksem. Ja see on siis arvatavasti alus ka suurem. Ei, see on nii-öelda mobiil. Et kui me klikime siia selle silma peale, siis see võib korraks sisse välja lülitada, kui saab päris hästi aru. Nii, see on siis mobiil. Ja vaatame, mis see on, siis arvatavasti viimane osa, see on siis alus suurem. Nii. Ja see on kaamera valgus. Nii, et tahaks rääkida mõningatest nüanssidest, paneme selle ka kinni. Selle light, mobiili ja selle, siis midagi ei liigu, siis me ei saa selekteerida. Nii, tahaks rääkida mõningatest nüanssidest, et korra näitan ka uuesti selle, kui me loome Shift A, kuup, tõstan ta süüa ja üritan skeelida S ja X. Ja nüüd lähen edit moodi, hakkan sellel nagu bevelit looma, võtame siit siis ja siit. Ctrl B ja hakkan tõmbama, siis näete natukene bevel justkui ei ole proportsioonis. Ta justkui bevel kipub siia poole minema, tegelikult ta peab minema nii siia poole võrdselt ja siia alla poole. Ctrl Z ja nüüd tagasi object moodi, siis Ctrl A ja scale, selleks tagasi 0 ja nüüd lähen edit moodi ja selekteerin uuesti need, Ctrl B ja nüüd tõmban ja nüüd näete, nüüd on see bevel töötab teistmoodi. Veel teise asjana tahaks rääkida sellest nii-öelda 0 punktist, anchor pointist, mis töötab sisuliselt justkui nagu maakera telg, nagu After Effectsis, et sisuliselt sellest toimub kogu skeelimine. Et kui me näiteks edit mode'is, ma selekteerin siis kõik ja viin ta ära, lähen tagasi object mode'i ja hakkan skeelima, siis ta skeelib nagu siit. See võib vahel nagu tekitada segadust, et sul alati kuidagi nihkub teistmoodi. Siis sul on alati võimalik selle tagasi paika panna, kui nii-öelda selles object mode'is parem hiireklikk ja set origin to geometry. Ja siis ta läheb siia paika täpselt keskele. Et siis ei teki enam nii-öelda neid probleeme. Et sellega tuleb tähelepanelik olla. Nii, sisuliselt me oleme loonud suurema aluse, väiksema aluse ja nii-öelda mobiili ise ennast. Ja aitäh vaatamast ja liikume järgmises peatükki.